järgmine pool tundi siis sümbioogeneesist. Selline mõiste on ligikaudu 100 aastat vana. 20. sajandi algusest pärit, siis hakati sellest rääkima. Väga tõsine tõus, vahepeal oli paus, aga tõus oli 1967, kui ilmus üks raamat, mida natukese aja pärast näitan. Esimene kevadkool oli mõned aastad hiljem. Ja minu jaoks on see, kuna see oli mu enda eriala tol ajal, oligi see sama 50 aastat tagasi, oli see minu põhiline huvi ja tegevusala. Tegelesin ma sellega üsna intensiivselt paarkümmend aastat, siis kui ma korralik inimene veel olin. Vahepeal ma tegin palju muid asju, aga nüüd on mingisugune tagasipöördumine selle teema juurde ja põhjuseks on võib-olla 3 artiklit. Esimene oli 3-4 aastat tagasi, kui mu kunagised kolleegid arvasid, et võiks ühe artikli kirjutada putukate endotsütobiontidest ja selle uurimisest. Teine oli üks raamatuke, mis ilmus Eesti mõtteloos, tuli süstematiseerida oma seisukohti ja oma kirjutisi. Ja 3. on siis nüüd sama kirjutise bioloogia kevadkooli ettekanne. Esimestes kevadkoolides ma pidasin vast 4-5 ettekannet erinevates ligilähedasel teemal. Nimi oli küll teistsugune, aga umbes ma rääkisin samadest asjadest, mida nüüdki. Mis asi on sümbioogeneesi teooria? See on teooria eukaryootsete rakkude tekkest ja kujunemisest, siis prokaryootsetest ehk eeltuumsetest. Ja selle kohaselt mitokondrite ja plastiidide ning võimalik, et ka teiste eukaryootsete rakkude organellide eellased olid kunagi vabalt elavad eukaryoodid. See on praegusel hetkel juba õpikutesse läinud seisukoht. 50 aastat tagasi see nii ei olnud. Praegu arvatakse, et esimene evolutsiooniline liitumine tekkis arhede, anaeroobsete bakterite ja aeroobsete bakterite vahel, mille tulemusena tekkisid eukaryoodid, mis sisaldavad mitokondreid, ja teise evolutsioonilise tsüanobakteritega liitumise tulemusel kujunesid rohelised taimerakud kloroplastidega. Skemaatiliselt oleks see pilt umbes taoline. Neid skeeme on tehtud 50 aasta jooksul 100 erinevaid. Valisin selle, valmistades tänast ettekannet, eelkõige selle tõttu, et see vast on mulle kõige sümpaatsem muidugi. Või mis võtab kokku praegused teadmised. Aga nüüd, millest tänane jutt tuleb, see mõnevõrra erineb sellest, mis mul selles tekstina raamatus on. Ja ma räägin võib-olla rohkem sellest, mis oli rohkem kui 50 aastat tagasi, milline oli seis 50 aastat tagasi, ka piltidega nendest inimestest, kes siis olid tegevad. Ja mida arvatakse praegu? Ehk mis on siis sellise sümbioogeneesi teooria ümber toimuv. Algusaastad on tähendab, nagu ma mainisin, 20. sajandi algus ja esimesena
mainis endosümbioosi teooriat üks Vene botaanik Merezhkovski. Aga tol ajal oli ka kõik muu, tähendab, rakuteadus oli selline algusaastatel, elektronmikroskoopiat veel ei olnud, molekulaarbioloogiat ka praktiliselt ei olnud. Nii et teadmised olid teised. Sellele vaatamata ikkagi leiti, et paljud raku osised võiksid olla teised rakud, mis on kas siis juhuslikult sinna sattunud või elavadki seal. Ja mitokondrite sümbioogeneetilisest päritolust rääkis Portier ja Vallin, kloroplastide sümbioogeneetilisest päritolust räägiti hiljem. Ja nüüd esimene raamatuke, mis käsitles sümbioogeneesi teooriat, oli üks Sarvatavist pärit botaanik Kosopoljanski, kes pidas selleks ilmumise aastal 1924 ja tema pidas seda siis uueks printsiibiks bioloogias. Sellele järgnes üsna pikka aega vaikus. Ja tõesti, kuni sinnani, kuni siis aastal 1967 oli selline Ameerika bioloog, tuntakse teda Lynn Margulise nime all, kuigi ta sünnipärane nimi on Lynn Petra Alexander, vahepealt oli Sagan, üks Ameerika bioloog, ja kes väga tõsiselt käsitles sümbioosi evolutsioonis, sümbioogeneesi, ja tema põhiline teema oligi eukarjootsuse teke. Mõned tsitaadid või mida on inimesed temast arvanud. Ja mõned aastad tagasi ilmus ka raamatuke, tema poeg on Dorian Sagan, kaasautoriga John Wilsoniga kirjutas The Life and Legacy of a Scientific Rebel. See on see raamatuke, mis 67 ilmus Journal of Theoretical Biology, Lynn Margulise artikkel, mitoosiga rakkude tekkest. Ja 1970. aastal ilmus, ma ei ütleks, et see raamatuke nii väga tähelepanu leidis, siis kui ta sellel ilmumisel aastal, aga 70. aastal see ilmus Origin of Eukaryotic Cells, kus ta siis väidab, et eukaryootsed rakud on tekkinud iseseisvate organismide kooselus. Ja et üks ka tema mõte on see, et elu ei valutanud maailma mitte võitluses, vaid võrgustumises ja kooselus. Tema tees, mida ta arendas elu lõpuni, oli see, et kõik eukaryoodid ehk päristuumsed organismid, ehk siis kõik taimed, loomad, seened, protistid, on tegelikult liitorganismid, nad koosnevad rakkudest, kelle sees elavad teised rakud, elavad sümbioosis, mis sai alguse bakterite vahel tõenäoliselt paar miljardit aastat tagasi. Lynn Margulis kirjutas üsna palju. See on üks tema 81. aastal ilmunud raamat Symbiosis in Cell Evolution, selle kordustrükk oli 1992. Skemaatiliselt on siin näha eukaryootsed rakud. Margulise järgi olid siis sümbiontideks nii mitokondrid, kloroplastid kui ka need viburiga spiroheetidest tekkinud eukaryootsete rakkude viburid. Ja sümbioosi siis hakkas see idee levima ja juba 89. aastal peeti üks teaduslikke konverentse
juba peeti 80. aastast peale, aga 89. aastal oli vast Linn Margulisel üks selline mõneti märgiline konverents, kus ta, nagu teema ise ütleb, et sümbioos kui evolutsioonilise innovatsiooni allikas. Ja need ettekanded, mis seal olid, need käsitlesid sümbioosi erinevates organismirühmades, käsitleti seda, kuidas muutuvad partnerite genoomid, kuidas muutub autonoomia nendel partnerorganismidel, kontroll, vastastikune, geeni ülekanne, aga samuti ka, mis tähendab või püütakse sisu leida sellisele asjale nagu eukariogenees, membraanide roll selles ja nii edasi. Siin on üks pildikene 89. aastast Como järve ääres Bellagios toimunud konverentsilt või sümpoosionilt, sellest samast, millest pärast oli see raamat. Siinsel auditooriumil on vast tuttavad David Lewis selle pildi peal, John Maynard Smith, kes on keskel prillidega, Linn Margulis istub ees. Veel, et see idee hakkas levima ja mõte tekkis, et tegelikult rakusisese elu nimetamiseks oleks vaja täpsustada sümbioosi mõistet. Või ole need mitte endosümbiondid, mis nad ka on, aga et need on endotsütobiondid. Täpsem ta kindlasti on. Ja moodustati ka, kuna see oli nagu erinevad sümpoosiumid toimusid, siis teisel sümpoosiumil 1983. aastal, esimene oli 80, moodustati rahvusvaheline endotsütobioloogia ühing, mis siis uuris kõiki neid fenomene. Nagu ma ütlesin, need rahvusvahelised kolokviumid toimuvad siiamaani, praeguseks on toimunud 15 korda, iga 3-4 aasta tagant. Ilmub ajakiri, millest on praeguseks 32 köidet ja antakse ka ühte auhinda rahvusvahelist Michel Shida preisi. Ja see on üks ajakiri, mille tiitelleht on siis, ajakirja tiitel on endotsütobioos ja raku uurimine. Ja see skeem on üsna iseloomulik, mis on ka sellel kollasel ribal. Seal on siis, kuidas kaks organismi kohtuvad, üks on väljaspool, siis aja jooksul see teine organism satub sinna peremehe sisse ja tegelikult toimuvad ka mitmesugused muutused. Et see fenomen levis, pilt on ka siin ühest raamatukesest, ka ühest tollel ajal üsna viljakast autorist, Werner Schwemmlerist, kes tegelikult üldistas kogu evolutsiooni sümbioosi vaatevinklist. Et kogu evolutsioon on tegelikult erinevatel tasemetel sümbioos olnud. Aga nüüd ma ei hakka kirjeldama üksikasjaliselt, mis on endosümbioosi või sümbiogeneesi teooria, vaid et millised on siis sellised mõjud olnud ja millised on võib-olla tänapäeval huvitavamad teemad, tänapäeval ja ka kõige selle 50 aasta jooksul olnud. Kõigepealt eukaryooterakk. See on tõepoolest väga erinev prokaryootsest, on rakutuum, on kompleksne membraanide võrgustik ja organellid.
on toimunud muutused partnerite genoomides, on toimunud autonoomia vähenemine ja samal ajal on vastastikune kontroll. Eukaryogeneesi puhul eeldatakse, et rakkusisene membraansüsteem ning ka tuumamembraan on kujunenud protomitokondritest, kus algselt siis membraanvalgud põhjustasid prokaryoodi rakumembraani sissesopistamist ja moodustus rakusfäär ja selle ümber vesiikulitest spoormembraan, tuumamembraan. Aastal 1982 kirjeldati esmakordselt sellist rühma nagu arhed Voose poolt. Ja nendest arhedest praegu siis neid peetakse selle peremees raku nagu arhedest. Arhed olid need, kes olid peremees rakuks sisse sümbioosi teel sisse läinud mitokondritele ja edasi kloroplastidele. Ja mis on ka muidugi alati küsimus olnud, et millal need esimesed taolised organismid leidusid maa peal. Ega täpset vastust ei ole, aga hinnanguliselt see võis olla esimene liitumine proteobakteritega võis toimus umbes 2,2 miljardit aastat tagasi ja vanimateks eukaryoota hulka kuuluvateks fossiilideks on praegustel andmetel 1,6 miljardit aastat vanad organismirühmad. Praegusel viimased artiklid peavad selleks rühma Architarcha. Nagu ma mainisin, Lynn Marguliese artikkel ilmus 1967. aastal ajakirjas Journal of Theoretical Biology. Aastal 2017 anti selle auks välja terve teoreetilise bioloogia ajakirja üks number. See oli siis 434 köide ja siin on võib-olla see temaatika loetelu ütleb midagi, millised siis on need teemad, mis olid 50 aasta möödudes olulised. Endiselt arutatakse selle üle, milline roll on sümbioosis ja eukaryootses evolutsioonis. Organellide füsioloogia, kas need sümbioosid on need on seeria või see on ühekordne efekt, ühekordne sündmus. Luka, see on siis last universal common ancestor. Väga palju on artikleid sellest, milline võis olla see üks võimalik eellane. Võin öelda, et selle üle räägitakse siiamaani. Ja kas see väga mõttekas on, ei tea. Üks huvitav areng, mis on toimunud, uuesti on sisse tulnud selline termin nagu holobiont, holobioos. Margulis rääkis sellest veidi vähem kui 50 aastat, või praegusest 50 aastat tagasi umbes, aga selle termini on tegelikult toonud sakslane Meyer Abich, võttis esimesena kasutusele. Ja see võib-olla on ka üks huvitavamaid arenguid olnud, mis üldse sellise sümbioogeneesi teooriast edasi, milliseid arenguid on olnud, et tegelikult räägitakse holobiontidest ja holobioosist, mitte ära nii palju üksikutest organismidest. Holobioos või holobiont on tegelikult tervikorganism koos oma mikrofloora ja teiste kaaslastega. Tähendab, kelleta ta ei ole. Teatavasti ühte organismi ei ole üldse olemas. Me kõik oleme mingisugused kooslused. Ja kõik me olemegi need holobiontid. Küsimus on, kas me evolutsioneerume üheskoos, kuidas on see mõjutatud, kas meie genoom on üks või see on
need erinevad ja nii edasi ja nii edasi. Ja siin üks teine temaatika veel, et kui nüüd enam-vähem on üheselt nagu ollakse nõus selles, et mitokondrid ja kloroplastid on kunagi olnud iseseisvad organismid, siis kas praegu võib ka selliseid protsesse esineda? Seda enam, et sümbioos on väga levinud nähtus looduses. Ja kui me räägime siis primaarne endotsütobioos, need on siis mitokondria, tulevase mitokondria allaneelamine teise organismi poolt, sekundaarne on plastiidi allaneelamine, siis kas võib rääkida edasi kolmandast, neljandast ja edasi sümbioosist, mis on andnud siis alguse suurele hulgale väga erinevatele vetikatele ja teistele eukaryootide rühmale. Ja tõepoolest tähendab, selline nähtus on väga laialt levinud, need on väga erinevad rühmad, siin tõenäoliselt ei ole võimalik rääkida sarnasest sümbioosist, aga need on erinevad mikroorganismid, mis on läinud või on asunud elama teistesse rakkudesse. Ja ühed markantsemad näited on bakterite ja vetikate endotsütobioos ja ka putukate endotsütobiontsed mikroorganismid, mis võiksid ollagi siis praegu kujunevad organellid. Küsimus on ka selliste protsesside kiirusest ja võimalikust kinnistumisest ja keeruliseks teeb asja see, et nende endotsütobiontide mitmekesisus on väga suur ja ka liigi spetsiifilisus on suur. Natuke nüüd putukatest veel, sellega ma olen ise kunagi tegelenud. Ja mis võib öelda, et putukatel paljudel rühmadel, sealhulgas paljudel erinevatel rühmadel, on rakkusirjeline mikrofloora. Huvitav on selle juures see, et ei putukas ega ka see mikroorganism iseseisvalt teiseta elada ei saa. Nii et küsimus on, kas need on siis praegu kujunevad organellid või mitte. See ongi see asi. Ta ei ole selline integratsioon, ei ole nagu ütleme mitokondri ja peremeesrakku vahel või kloroplasti ja peremeesrakku vahel, aga see on ka eriliselt tihe seos. Ja siin on mõned fotod, need on tirdid, vasakpoolsel fotol on see tume on rakutuum ja need hallid ümargad kehad on mikroorganismid. Ja kusjuures oluline on see, et need on erinevat tüüpi. Need väiksemad, mis on ümarad kehad, seal on, ei ole võimeline seda. Seal keskel, see väike lohu, ei üles. Tõesõnaga, need on mikroorganismid ja samas ka need. Ja tõenäoliselt on need muidugi erinevat tüüpi mikroorganismidega tegemist. Selle diameeter on umbes 1 mikron. Samad. Ja need kantakse edasi ühelt põlvkonnalt teisele. Normaalsed putukad ilma nende endotsütobiontideta ei arene. Nüüd on küsimus, et kes nad siis nüüd on? Kas nad on iseseisvad organismid või mis? Mainisin seda graafiliselt evolutsiooni kujutamist. Sugupuud on vajalikud alg- ja vahevormid ja printsiibid, mille järjest ühte kujutatakse teisest.
Mulle tundub, et rakkude evolutsiooni praeguses etapis ei ole eriti mõtet väga palju tähelepanu pöörata sellele ühiste algvormide otsimisele, sest nii palju, kui on fülogeneetilisi puid, see tähendab, et iga uue materjali läbitöötamisega tuleb need mingil mõttel muuta, et pigem on see suur fülogeetiline puu juureta, seda universaalset eelast on lihtsalt sama lai nagu elusloodus tervikuna. Ja kokkuvõtteks sümbioogenesi teooria, mis on üle 100 aastat vana, sai populaarsuse 70. aastatel eelkõige Lynn Margulise töödega ja viimastel aastatel just tänu ökoloogiliste uurimatele tõdemusele, et sümbioos on väga laialt levinud, on liikunudki arusaam sellele, et uurida ei ole vaja üksikuid organisme, vaid kooslusi ja nende evolutsiooni. Nagu ma mainisin alguses Adolf Meyer-Abich, see on juba 1943. aastal ja hiljem Margulis, tõid bioloogiasse mõiste holobioos ja holobiont, mis olekski koos evolutsioneeruv organismide kooslus. Ja sellest tulenevana võibki öelda, et on olukord, kus terviksüsteem omab suurel hulgal uut geneetilist materjali, see on seotud spetsialiseerumisega ja tekivad uued peremesorganismide ja mikroorganismide vormid ja võimalikud on uued ökonišid. Ja jällegi tegemist ei ole sel puhul mitte ainult olelusvõitlusega, vaid ka vastastikku toetava ja kasutoova protsessiga, ning evolutsiooni loovtahk ei pärine mitte ainult vastastikusel võitlusel ja konkurentide hävitamisel, vaid ka sümbioosiprotsessidel ja kokkusobivuse otsimisel ja leidmisel. Seega ka mitmekesisuse loomisel eluslooduses. Tänan. Nii, Jüri Parik. Selline küsimus või näide nendest kooselamistest. Viimastel aastatel on uuritud Amazonase hõime, kes süüa saavad, mingid püksid ja riided neil on, meditsiini seal ei ole, joovad jõevett ja 95–98% omavad ühte või 3 tüüpi kõhuisse. Aga nad ei haigestu väga paljudesse viirushaigustesse. Puudub allergia, puudub diabeet. Nende eosinofiilide hulk on nii suur, et Euroopas või Ameerikas pandaks need inimesed haiglasse, aga nende immuunsüsteem on kõik see aeg aktiivseisundis. Meie nii-öelda tsiviliseeritud inimene, siin ta magab, läheb nädal aega ennem, kuni kogu see klassikaline immuunsüsteem käima läheb. Seal on ta käivitatud. Nad on niimoodi, ja niimoodi on tegelikult inimene aastatuhandeid elanud koos nende teiste loomadega just, aga just need nematoodid ja nende väljaajamine seoses viimased 200 aastat, kui inimesi sai nii palju, et tuli ehitada kanalisatsioon. Kas siin on tegemist ka teatud liiki sümbioosiga? Mingid kahjunedusid muidugi teevad. Aus vastus, et ei tea, aga mõtlesin, kuulates seda juttu, et ilmselt väga puhtad asjad ei ole elujõulised. Või isegi toitained, mis on
väga täpselt välja doseeritud, nendele peab alati mingit balanssi juurde sööma. Noh, üks mu lemmikteema on alkohol ja ma ütleks seda, et väga puhas viin ei ole maitsev viin. Pisike täiendus sellele, et meie Raabihi ja Markuulise vahepeal oli Elmar Emil Leppik, kes kasutas mõistet ja tõi ka sisse hologenees ja hologeenia selles samas lähedases tähenduses, kus nii-öelda mitmed eriliigid koos evolutsioneerivad ühiselt, niimoodi sümbiootiliselt. Jah. See on ilmselt üks võimsamaid Eesti evolutsioniste üldse. Tegelikult ei olnud Elmar Lepik see, vaid üks Itaalia teadlane 30-ndatel, kellelt Elmar Lepik selle sõna laenas. Elmaril on mitu versioonidest saas. Selge. Aitäh, väga põnev, eriti minusuguse võhiku jaoks. Ainult küsimus on selline, et kuhu sellises skeemis oma tekkelt paigutuvad sellised eukarjootsete rakkude struktuurid nagu mikrotuubulid? Jällegi aus vastus on, et selle üle diskuteeritakse. Linn Markuulisel oli see üks võib-olla siis peale mitokondrite ja kloroplastide kolmas sümbiogenees, mis on toimunud. Praegu selle üle kaheldakse, aga ega vastust ei ole, sest tegelikult ikkagi päris selget ka vastust ei ole, kuidas on see eukarjootse raku tuum tekkinud. Spekuleeritakse selle üle, et need on mitokondrite raku ümbriste vesiikulite mingisugusel kogulatsioonil toimunud, aga kuidas on lahtine. Sul nüüd õnnestus pool tundi rääkida sellest sümbiogeneesist, ilma et sa kordagi oleks maininud sõna parasiit või parasitism ja nüüd natuke selle Jüri Pariku mõttega jätkates, sul on seal kirjas, et tegemist ei ole mitte ainult olelusvõitlusega, vaid ka vastastikku toetava ja kasu toova protsessiga. Ütleme niimoodi, et kui maffia tuleb sulle katust pakkuma, siis ta räägib ka, et tegemist on vastastikku toetava ja kasu toova protsessiga. Et ma ütleks, et see mitmekesisuse loomine ja kõik see tore selline holistika, see ikkagi taandub suhteliselt lihtsale maffia mudelile minu arvates. Siin võib spekuleerida edasi, et kõik asjad on pööratavad. Kui see maffia tuleb veel kõvema maffia vehe juurde, siis asjad on pöörduvad. Et kummale katust pakub. Miks ma seda väldin või olen vältinud? Vaata, ja rääkida selles mõttes on jällegi õigem endotsütobioosist. See on rakkusisene elu. Siin ei anta hinnangut, kas see on kasulik või mitte. Sümbiont on natukene sellise kasulikkuse, seal on kasulikkuse nüanss olemas ja parasiit on selgelt kahjulik. Aga selgelt on see, et küllalt palju on sellised, kord on sümbiont, siis läheb parasiidiks, kui ta läheb liiga massiliseks. Sest kas või seegi, mis meie organismis endis toimub, tähendab praegu seni, kuni me oleme terved, on need bakterid, mis meil ja seened, mis meil sees elavad, need on kõik sümbiondid. Aga kui mõni hakkab vohama, siis on see parasiit. Pakub katust. Nii, paraku Tõnu, sa pead küsima
oma küsimuse hiljem. Meil on ka õnneks siin üritusel mitu katusepakkujat ja ongi meil aeg minna teise maffiasse. See on siis Loodusuurijate Seltsi, aga teeme veel ühe aplausi Toomasele.